No politsei missioon on sageli võib-olla siin riigisiseselt või riikidesiseselt siis mõistetud kui mingisugune selline organisatsiooni teatud nagu isegi instrumentaalne element, et missioon peab olema sõnastatud ja nii edasi. Ehk siis ütleme pigem niisuguse strateegilise juhtimise tähenduses. Küll aga politsei missioonil ka oma sügavamad allikad ka ja me mõtleme seda siis selle kursuse tähenduses pigem niiviisi, et mis on need alusallikad, millele siis demokraatlik politsei tugineb. Need ei ole ju välja mõeldud, kuigi ütleme, kui lugeda mitmete riikide politsei missiooni sõnastusi, siis seal allikatele sageli viidatud ei ole ja jääbki niisugune mulje, et see on nagu kuidagi ise välja mõeldud. Aga vaatame korra nüüd üle, et kus siis need põhiprintsiibid või alused siis pärinevad. Kõigepealt siis ÜRO akt juba 1979, juba muidugi on siin natukene nii-öelda nurgaga mõeldud, aga akt ise on siis räägib sellest või ütleme siis tegelikult püüab sõnastada need politsei käitumise baasprintsiibid ÜRO riikides ja siin on ka jutuks siis sellest mitte ainult siis ütleme meie kaasaegsetest demokraatiatest, vaid ka palju niisugustest riikidest, arenguriikidest jah, et kui näiteks sellest, et kui avalikku korda või ütleme korrakaitseüksus on sõjaväeline, et mis siis tuleb teha ja kuidas sellest võiks mõelda. Aga meid huvitab siis nüüd ainult võib-olla mõned niisugused põhimõtted, mida siin üle rõhutaks või üle räägiks. Kõigepealt siis see seaduslikkuse põhimõte või seaduse alusel tegutsetavuse põhimõte ja siin on kaks niisugust aspekti, mida meil oleks vaja, kaasaegse politsei ütleme käitumise ja olemuse defineerimisel võib-olla vaja eraldi rõhutada. Üks on niisugune jõu kasutamise näitel küll räägitud, aga ütleme siis ebaõiglusest laiemalt või siis niisugusest vägivallast laiemalt rääkides, siis politsei saab kasutada seda ainult ikkagi hädavajadusel ja väga selgelt ainult teenistusülesannete raames. See raamide küsimus on siin oluline, mida silmas pidada. Siis politsei on kogukonna teenistuses ja siin üks aspekt, mis võib-olla ei ole nii, ütleme, enam võidule pääsenud, on see konfidentsiaalsuse küsimus ja vist ei ole ka väga palju, ütleme, üllatus kellegile, kui politsei erinevates riikides, ma praegu ei räägi ainult Eestist, et politsei erinevates riikides aeg-ajalt tilgutab informatsiooni, ja tegelikult üks konfidentsiaalsuse küsimus on üks niisugune, mis on politsei baasprintsiip ja baaspõhimõte. Informatsioon, mis on politsei valduses, jääb politsei valdusse. Siin mingisugust küsimust olla ei saa. Nüüd politsei kaitseb kõiki inimesi ja see on üks jälle printsiip võib-olla ja rõhuasetus on siin sõnal kõiki, jah. Et politsei ei tegele ainult mingisuguse teatud kilkonnaga või ütleme väljapaistva kilkonnaga, vaid ta tegeleb kõikide inimestega ja eeskätt siis inimõiguste ja inimväärikuse küsimuses. Ja kokkuvõttes siis võib-olla selle ÜRO dokumendi, ütleme, see on muidugi pikk ja seda tuleb eraldi lugeda ja mõtlega lugeda, rahulikult vaadata, aga siin ütleks siis niiviisi, et politseilt eeldatakse niisuguseid normi ülisemaid ja üldisemaid hoiakuid ka, mitte ainult kitsalt siis seaduse või siis sellise legalismi põhimõtte järgimist, vaid politsei on ikkagi teatud mõttes ka niisugune moraali valvekoer ja me hiljem vaatame seda nüüd ka siin kohe õige pea, et kus see veel hästi tähtis on ja kus ta ennast ilmutab. Nüüd teine dokument, mida rõhutada tahaks, on Euroopa Nõukogu poolt siis ja tegelikult räägib politsei eetikast, aga siin on ka mitmed niisugused põhimõtted, mida meil missiooniga seoses või siis selle demokraatliku politseiga seoses oleks vaja või kasulik üle rõhutada või üle rääkida. Politsei ülesanne siin rõhutatakse juba niisugust rahu ja korra hoidmist ühiskonnas, lisaks siis põhiõigused ja vabadusi, mida me nägime ka siis selles ÜRO dokumendis. Eraldi rõhutatakse siin nüüd kuritegevust, ehk siis see on nüüd ikkagi, kuriteod on nii olulised ühiskonda häirivad asjad, et need on lausa eetikakoodeksis ära märgitud. Lisaks siis ütleme üldisele korrale, aga kuritegu on ikkagi igas riigis defineeritav, ütleme, erakordselt taunitav tegu või käitumise viis, ja politsei abistab ja on avalikkuse teenistuses. Siit nüüd tuleb see
mis on ka palju võib-olla erinevates riikides kõneainet pakkunud, et mis see politseiteenistuja ikkagi tähendab või õieti siis mida see niisugune abistaja või teenindaja roll tähendab. Siin on selles eetikakoodeksis on üsna ühemõtteliselt ikkagi öeldud, et politsei teenibki rahvast selles kõige niisuguses paremas tähenduses, et politsei ei ole iseenda jaoks, vaid ta on rahvateenistuses. Ja nüüd lõpus siin vaatame väljakutsete juures vaatame seda, et mis see teenimise tähendus siis on, mis vahekord sellel politseil endal ja siis ütleme siis ühiskonnal või teistel toimijatel olla võiks. Ja politsei organisatsioonilise korralduse alused on ühed niisugused, mis võib-olla väärivad esile tõstmist, sest sageli jääb ka mulje, kui politsei erialakirjandust lugeda, et see politseiorganisatsiooni disaini küsimused on suhteliselt nagu suvalised ja päris kui öelda, igaühe enda määrata, aga siin on ikkagi natuke sügavamaid aluspõhimõtteid ka, mis ühest küljest ilmutavad teatud niisugust esmapilgul teatud vastuolulisust, teisest küljest tegelikult näitavad nüüd seda, kui keeruline on politseiorganisatsiooni disainida viisil, et ta ikkagi vastaks siis selle konkreetse ühiskonna ootustele ja vajadustele. Kõigepealt siis tsiviilkontrolli küsimus on arusaadav, tsiviilkontrollile peab olema politsei allutatud, kui me räägime demokraatlikust politseist, siis politsei peab olema ära tuntav. Siin on need visuaali küsimused, kõik vorm ja muu selline, aga ühtlasi tegelikult, kui lugeda nüüd natukene mitte piirduda ainult selle dokumendiga, siis mõeldakse siin ka ikkagi niisugust läbipaistvust, kui ütleme nüüd siis mitte ainult käitumuslikus mõttes, vaid füüsilises mõttes. Ja siin siis nüüd tegelikult me näeme neid mustade klaasidega politsei värvides autosid ja näeme neid, kui politseinikud osalevad kuskil konverentsil, siis näeme neid kilesid mis kõrvalt teile see vaadata ja kõik see niisugused ehk siis see läbipaistvuse küsimus, kui te vaatate erinevate riikide käitumist, on suhteliselt erinev ja natuke ta peegeldab niisugust võib-olla üldist arusaamist politsei ja ühiskonna seostest laiemalt. Siis politseinikud kõikidel tasanditel ja siin on rõhutus nüüd kõikidel tasanditel on personaalselt vastutavad. Ja siin on üks küsimus nüüd, mis on eriti võib-olla tänases ühiskonnas hästi oluline meeles pidada, et keegi ei aita või ütleme, see ei ole niisugune nüüd nagu hädakisa, vaid et politsei on ise, iga politseinik on personaalselt vastutav nii oma käitumisaktide eest kui tegelikult ka arengu eest. Organisatsioon suudab tagada, loob selle institutsionaalse konteksti, mis on ülioluline, aga vastutab iga konkreetne politseinik. Siin kuskil nagu jooksu ei ole. Ja järgmine küsimus ongi see, mida rõhutada, et politseiorganisatsioonis peab olema välja joonistatud väga selge käsuliin, mitte militaarse käsutamise mõttes, vaid läbipaistvuse mõttes, et peaks olema võimalik jälgida või aru saada seda, et kes on see vastutav nüüd mingisuguse konkreetse politsei käitumise eest. Ehk see liin peab olema nii-öelda nähtav ja kõikidele mõistetav. Ja teine või siis viimane, mida siin rõhutaks, on siis see, et politsei peab olema disainitud viisil, mis soodustab koostööd. Ütleme, me võiksime seda käitumuslikult siis niiviisi mõelda, et kui politsei kõnnib kogukonnas või inimeste seas, siis ta peab seda tegema viisil, et tema käest tullakse kella küsima. Kui lihtsalt öelda. Ja see puudutab ka organisatsiooni disaini, et me saame aru sellest, et organisatsioonis oma puhverdamise ja sildamise elemendid, puhverdamine siis piltlikult öeldes, et me saame sellest aru, et kõik inimesed ei kõnni, eks ju, ütleme, tuntud tipuurija juurde, vaid et avalduste esitamiseks on teatud protseduurid ja nii edasi. Ehk siis need on puhverdamismehhanismid, aga ta ei saa olla niiviisi, et inimesed üldse loobuvad, see on nii keeruline, et ma ei tule politsei juurde, näiteks. Et see on üks niisugune aspekt ja lõpetuseks võtaks siis kokku selle, et mis on need igavesed väljakutsed, võib-olla selles igavesed küll, aga siis võib-olla tänases kontekstis veel võib-olla eraldi rõhutatuna. Kõigepealt see politsei ise ja politsei ja teised, ehk siis selle demokraatliku politsei missiooni eelduseks on see institutsionaalne kontekst, kuidas politsei ise ennast kohtleb. Ehk siis kui organisatsioon oma liikmeid ei kohtle siis ütleme demokraatlikel alustel ja ütleme, siis on raske loota ka selle liikmete käitumist ühiskonnaga mingisugusel teistsugusel moel. Niisiis ütleme selle politsei enda organisatsiooni professiooni arengu seosed nii öelda faktilise politsei ja ühiskonna sidumisega on märkimisväärsed ja need on hästi tähtsad, kuigi sageli nagu ütleks, et isegi märkamatud või siis ütleme, sellest ei räägita. Ja lõpetaks sellega, et eduka politseitöö sisu ei määra mitte politseijuhtide või poliitikute tahe, vaid ühiskonna käitumise ja motivatsiooni mustrite mõistmine. Niisiis, ja selleks mõistmiseks on nüüd vaja ühiskonda lugeda, ühiskonna käitumust lugeda,
mõista nende käitumise põhjuseid ja nii edasi. Ehk siis selleks on vaja eraldi vaeva näha ja eksimusi nendes küsimustes ei andestata või siis on kannatanuid hästi palju. Nii et see oli väga lühidalt nüüd politsei missioonist, nendes alusallikatest. Nendel küsimustel peatume veel edaspidi siis kontekstuaalselt veel täpsemalt. Olge tublid, hoidke end!